Nii, tere kõigile, mina liitun siit Zoomi poolt. Olen Lisette ja tutvustan teile siis juhtide teadus- ja tõenduspõhiseid hoiakuid ja praktikat, mis tulemusi me siis leidsime. Aga esimesena vaatame korraks, tuletame meelde seda, mis see teaduspõhine ja tõenduspõhine juhtimine on. Et lühidalt kokkuvõttes see tõenduspõhine juhtimine viitab sellele, et meie otsused põhinevad laiemalt siis teadusuuringutel ja teaduslikel teooriatel, mida me siis rakendame üldiselt sellise hariduse või juhtimise kontekstis. Ja tõenduspõhine juhtimine keskendub siis konkreetsetele praktilistele tõenditele, no näiteks meie andmetele, uuringu tulemustele ja nende põhjal tehtud otsustele siis kindlates olukordades või siis organisatsioonides. Et selline üldine taust. Aga miks see teema siis on meil aktuaalne? On see, et me tegelikult näeme seda, et haridusasutuste selline järjest komplekssem keskkond nõuab juhtidelt rohkem kui lihtsalt sellist administreerimist. Et see peab olema selline strateegiline mõtlemine, süsteemne andmekasutus otsuste langetamisel, protsesside monitoorimisel ja et me suudaksime juhtida siis selliseid professionaalset õppimist. Aga Rääk Asian Schmidt 2025 uuringus tuli ka välja see, et tegelikult see praktika koolides viitab aga sellele, et sellistele poliitiliste ootuste ja tõenduspõhise juhtimise tegeliku rakendamisel võib esineda mõningaid vastuolusid. Ja rahvusvahelised uuringud on siis ka leidnud seda, et koolijuhtide uskumused, väärtushinnangud ja suhtumine mängivad väga suurt rolli sellest, et kas me seda teaduspõhist juhtimist rakendame ja kas see meie koolis juurdub. Ning on leitud ka seda, et kui isegi meil on andmeid, mida kasutada, mida analüüsida, siis see ei tähenda, et me päriselt neid sisuliselt ja sihipäraselt oskame kasutada või tahame kasutada. Ning seetõttu võtsime aluseks siis Puske ja Slatin-Ronskaja küsitluse, kus nad uurisid ja neid sarnaseid väiteid ning me võtsime samamoodi, et esimesena me tahtsime teada, et milline on see suhtumine teadusesse, akadeemilise maailma teaduslikesse soovitustesse. Teisena, et kuidas tehakse tõenduspõhist koostööd, et kas kaasatakse eksperte, üliõpilasi, akadeemiat. Ja kolmandana, et kooliväliste ja sisemiste andmete kasutamist otsuste tegemistel ja muutuste planeerimisel. See oli siis, selleks tuli meil 3 faktorit. Esimene, näiteks siin küsisime teie käest, et ma ei usalda teaduslikke uuringuid, sest neid ei saa praktikas kasutada. Kui kõrget ma seda hindan, kas ma olen nõus sellega või mitte. Ekspertide kaasamine, et näiteks selleks, et langetada parimaid otsuseid, võtan ühendust vastavate valdkonna teadlastega. Kolmandas oli siis see muutuste planeerimisel tõendite kasutamine, kontekstiga arvestamine. Et näiteks, et enne kui ma hakkan koolis rakendama mõnes teises koolis kasutusel olevat meetodit, tööprotsessi, siis ma hindan, kas meie koolide näiteks üldised taustategurid on näiteks võrreldavad ja ma kogun eelnevalt teavet selle kohta ja analüüsin tulemusi. Ja kui neid 3 siis faktorit eraldi vaadata, siis tuli selliseid põnevaid asju, et skeptilisuse osas leidsime, et koolijuht ja muu ametigrupp erineb, õppejuht ja muu ametigrupp erineb statistiliselt oluliselt ja arendusjuht ja muu siis grupp taaskord erineb. Ehk siis muu ametigrupp oli märkimisväärselt skeptilisem kui kõik teised. Siis ekspertide kaasamise osas oli jällegi see, et me nägime, et koolijuht ja õppekorraldusjuhi vahel olid olulised erinevused, õppejuhi ja õppekorraldusjuhi vahel, õppekorraldusjuhi ja arendusjuhi vahel, õppekorraldus ja haridustehnoloogi vahel. Ehk siis siit saab seda tegelikult välja lugeda, et õppekorraldusjuhid hindasid seda ekspertide kaasamist oluliselt madalamalt kui teised juhtkonna liikmed. Et see oli siis siit oluline erinevus. Aga muutuste planeerimisel siin taaskord kooli ja huvijuhid erinesid, koolijuhid erinesid huvijuhtidega, koolijuht ja haridustehnoloog, koolijuht ja muu grupp, jälle statistiliselt oluline erinevus siin. Siis
õppejuht ja huvijuht, õppejuht ja haridustehnoloog. Ehk siis mida me nägime seda, et koolijuhid ja õppejuhid hindasid siis muutuste planeerimist taaskord oluliselt kõrgemalt, kui seda tegid siis huvijuhid, haridustehnoloogid või muu ametigrupp tegelikult. Järgmisena vaatasime, kas need hinnangud nendele kolmele faktorile ka koolitüüpide kaupa kuidagi erinevad. Ja tuli välja, et tegelikult ühtegi statistiliselt olulist erinevust ei ole sellest, kas töötatakse algkoolis või riigigümnaasiumis. Et siin ei saa tuua välja ühtegi olulist erinevust. Et me saame küll öelda, et noh, et me näeme siin, et skeptilisus nii lasteaias kui riigigümnaasiumis hinnati 1,74-ga, et need tegelikult kõik on hästi sarnased ja me ei saa siit jah, midagi muud hetkel järeldada. Kui me vaatame siis haridustasemete kaupa, siis siin me leidsime natukene rohkem erinevusi. Et me saame öelda seda, et doktorikraadiga juhtkonna liikmed on keskmiselt kõige vähem skeptilised, aga see ei ole siiski statistiliselt oluline. Aga mis on oluline, on see, et magistrikraadiga juhtkonna liikmed hindasid oma skeptilisust tegelikult oluliselt madalamalt siis teaduse ja tõendite osas, kui siis seda tegid näiteks rakenduskõrgharidusega juhtkonna liikmed. Või siis ka magistrikraadiga juhtkonna liikmed hindavad ka muutuste planeerimist oluliselt kõrgemalt, kui seda tegid siis rakenduskõrghariduse või keskharidusega juhtkonna liikmed siis. Ja bakalaureusekraadiga juhtkonna liikmed samuti hindasid seda muutuste juhtimist oluliselt kõrgemalt, kui seda tegid siis rakenduskõrgharidusega juhtkonna liikmed. Ja mida veel saab võib-olla välja tuua seda, et ekspertide kaasamise osas ei olnud mitte ühtegi olulist erinevust haridustasemete vahel. Et olulised erinevused olid siis skeptilisuse ja muutuste planeerimise vahel. Ehk siis kõrgharidusega juhtkonna liikmed on rohkem orienteeritud muutuste süsteemsele planeerimisele. Ja saame edasi minna. Siis ma vaatasin, kas need kolm faktorit on kuidagi seotud ka teiste uuringu tulemustega. Ma leidsin, et ka baasvajaduste rahuldatusega nad lähevad väga hästi kokku. Ehk siis muutuste planeerimine ja eksperti kaasamine on tegelikult väga positiivselt seotud omavahel siis ja see leidsime seda, et juhtkonna liikmed, kes hindasid muutuste planeerimist ehk siis andmete kasutamist kõrgemalt, hindasid ka kõigi kolme baasvajaduste rahuldatuse tundmist kõrgemalt, rahuldatus siis kõrgemalt. Ja juhtkonna liikmed, kes hindasid kõrgemalt ka seda ekspertide kaasamist, hindasid ka oma autonoomsusvajaduse rahuldatust kõrgemalt. Ja siin tuli ka välja see, et need juhtkonna liikmed, kes olid pigem skeptilisemad teaduse ja teaduslike soovituste suhtes, hindasid ka omakorda madalamalt oma autonoomsus, seotus ja kompetentsusvajaduse rahuldatust. Et skeptilisus oli negatiivselt siis tegelikult seotud väga tugevalt sellega, et kuidas nad oma baasvajaduste rahuldatust hindavad. Siis leidsin ka seoseid, et mida skeptilisem on juht, seda vähem rahul ta tegelikult on oma tööga. Ja juhtkonna liige, kes kaasab ekspertotsuste tegemistesse, tajub ka tegelikult sellist suuremat tööga seostuvat rahulolu. Ning juhtkonna liikmed, kes süsteemselt planeerivad muutusi, arvestavad kontekstiga, hindavad taaskord samamoodi oma töö rahulolu kõrgemalt. Et ka siin olid väga põnevad ja huvitavad seosed minu jaoks. Ma loodan, et teie jaoks ka. Järgmisena vaatasin eraldi skeptilisust, millega ta veel seostub. Ja tegelikult ta seostub madalama töö väärtustamise ja mõjukuse tajuga. Samuti organisatsiooniliste tegurite lõikes tuli negatiivne seos välja just rolli, selguse ja juhi sotsiaalse toe suhtes. Et taaskord on näha, et mida skeptilisem on juht, ka seda madalamad on just need aspektid tema jaoks. Kuidas ta neid siis tajub. Siis vaatasin, kuidas ekspertide kaasamise seosed on siis seotud. Ja siin taaskord see töö väärtustamine tuli välja ja mõjukuse tajumine. Ehk siis, mida rohkem ma tegelikult teen koostööd, kaasan ülikooli, üliõpilasi, oma ala eksperte, seda rohkem ma tegelikult väärtustan oma tööd ja tajun oma töö mõjukust.
ja samamoodi nemad tundsid ka seda rolliselgust, juhi kvaliteedi, sihiseade, õppekava arenduse, väliskeskkonna, sisekeskkonna toetust palju paremini. Ja ilmnes ka mõõdukas seos siis niisuguse professionaalse arengu toetamisega. Et mida rohkem ma siis tegelikult olen valmis kaasama ja tahan kaasata, siis ka seda rohkem ma tegelikult tunnen ka üldiselt sellist positiivset ja mõnusat keskkonda oma koolis. Ja suudan siis, jah, lähme edasi, võime edasi minna küll, tuli uus slaid. Siis vaatasin kolmanda faktori, muutuste planeerimise seoseid teiste teemadega. Ja siin taaskord tuli seos mõjukuse tajumise ja töö väärtustamisega. Ehk siis mida rohkem ma taaskord otsin andmeid, vaatan, võrdlen konteksti, seda rohkem ma tajun oma töö mõjukust ja töö väärtustamist. Aga see võib olla ka vastupidi. Ehk siin on see, et ma ei saa öelda, et see mõjutab seda või see mõjutab teist. Ehk võib olla ka see, et kui ma tajun oma tööd mõjukalt, et mõjukus ehk siis ma väärtustan seda, siis ma võib-olla ka otsin rohkem andmeid ja tahan teada. Ehk siis see mõlemat pidi, et ma ei tea, mis pidi see seos hetkel veel on. Ja siin oli ka näha, et seosed on rolli selguse, juhi kvaliteedi, sihiseade, õppekava arenduse, professionaalse arengu toetamise, sisekeskkonna ja väliskeskkonna näitajatega. Et väga palju erinevaid seoseid tegelikult tuli välja, et neid tasub kindlasti edasi veel uurida ja vaadata. Aga põhisõnumid, mis ma tahan, et võib-olla kõlama jääksid, on see, et me näeme seda, et kõrge skeptilisus on seotud meil väiksema koostöövalmiduse, usaldusega, siis teadusliku teadmise vastu ja sellise mõjukusega. Ja ekspertide kaasamine peegeldab tegelikult seda koostööd juhtimispraktikaid ja on kuidagimoodi seotud siis tegelikult selle töö tähenduslikkuse, mõjukuse ja toimiva organisatsiooni kultuuriga. Ning ka selline süsteemne muutuste planeerimine on siis selline positiivne näitaja, mis on seotud siis positiivselt juhtimise kvaliteedi ja selle sisekeskkonna rolli selguse ja professionaalse arengu toetamisega. Järgmisel slaidil on veel mõned sõnumid, et see tõenduspõhine juhtimine taaskord tuleb välja see, et ei sõltu meie teadmistest, oskustest ainult, vaid ka meie hoiakutest, koolikultuurist ja juhtide tunnetatud mõjust oma tööle. Ja kui juht, ükskõik mis juhtkonna liige sa oled, kui sa oma ametipositsioonil tunned seda, et sa kasutad, kaasad teisi, mõtled läbi, mida sa ellu viid, siis tegelikult see loob eelduse selliseks teadlikuks ja arengut toetavalt juhtimiseks. Ja võib-olla oluline mõte on see ka, et skeptilisus ei ole meil lihtsalt teadmiste puudus, vaid tihti ka selline usalduse, tähenduslikkuse ja kogemuse puudus, sellise positiivse kogemuse puudus. Ehk siis tegelikult, mida rohkem meil on võimalust teadlaste ja praktikute vahel teha koostööd ja olla partnerid kooli arenduses, seda kergemini me tegelikult seda skeptilisust saame murda ja luua tegelikult sellist head positiivset kogemust ja näha, et tegelikult teadus ja praktika saavad käia väga mõnusasti käsikäes ja teha nii omavahel koostööd. Ja väikene niisugune reklaamiminut võib-olla siia sisse, et tegelikult üks asi on see, et jah, mul peab olema tähenduslikkus, usaldus ja kogemus, aga samas mul peavad ka olema need oskused, kuidas neid andmeid analüüsida, nendega toimetada. Siis on väga tore andmekirjaoskuse programm, arendamise programm, mida andmed räägivad ja kindlasti tasub seda uurida ja vaadata, et see on just mõeldud kooli ja ka lasteaiajuhtidele või siis ka tiimidele, datatiimidele koolides ja lasteaedades, kes hakkavad andmetega tegelema või juba tegutsevad, et neid oskusi lihvida ja arendada. Aga ma tänan kuulamast ja kui on küsimusi ja mõtteid, siis ootan väga jagama. Ja Merlin ütleb, et väga huvitavad seosed. Seoseid oli tõesti palju. Selles osas minu meelest küsitletute grupp läheb nii vajalik. Ükskõik, kas me mõtleme seda haridustaset või missugune roll on või kuidas nad oma vastutust tunnevad. Et mul on tunne lihtsalt, et ma ei ole nagu nendes lõpuüldistustes, need ei aita mind. Ja arv on ka erinev. Mõnda on ainult 6 inimest ja tegelikult
nagu sealt ei anna võib-olla niisugust üldistust teha. Et võib-olla no juhtide pealt, konkreetsete juhtide pealt on võib-olla kõige lihtsam teha mingisugust üldistust, et võib-olla peaks suuremaid gruppe nagu eraldi vaatama. Tegelikult Lisette oma magistritöös vaataski, jättiski kõrvale need väiksemad grupid ja siis vaatas seal koolijuhte ja õppejuhte täpsemalt. Et kui huvitab selline suurte gruppide võrdlus, siis saab Lisette magistritööga tutvuda, mis veel ei ole vist üles pandud, aga me saame hiljem siia slaididele juurde lisada lingi, et seda. Jah. Magistritööd, mis on enda andmete pealt kaitstud. Just, et me paneme kodulehele siis Lisette magistritöö, kus seda teemat on siis veel lähemalt uuritud ja seal on võetud konkreetsed õppejuhid ja koolijuhid siis vaatluse alla, et siis saab sealt suuri gruppe ja nende võrdlusi vaadata. Ja et sealt näiteks ma võin tuua väikese näite seda, et kui vaatasin kooli õppejuhte ja proovisin nende omavahelisi erinevusi leida, siis tegelikult neid ei tulnud välja, vaid hoopis joonistusid 4 profiili, kus kõikides oli nii kooli kui õppejuhte. Ehk siis ma vaatlesin neid profiilide kaupa.